Voogi ära alustada, sest et mul on hea tuju praegu. Mul tegelikult oli plaan üldsegi tänast päeva filmida, sest et hommikul ma ärkasin kell 3:45 öösel, hommikul, ja tulin Tallinnasse, sest et mul oli mul oli hommikul telehommik, kus ma käisin siis Swedbankiga rääkimas sellest cashi mängust. Hästi nagu selline tore ja selline kiire, et ma arvasin, et mul on vaja rohkem seal rääkida, aga tegelikult ei olnudki midagi hullud, väga selline mõnus chill oli. Ma tahtsin seal vlogida juba siis, aga mul kuidagi see pinge oli peal ja kõik ununes ära. Ja siis mul ei tule päev aega lihtsalt Tallinnas chillida värki. Mingid klipid tegin H&M-is, vahepeal käisin Ikeas ja nüüd tulin ka õhtul kooli tundi. Käisin siin ka ära ja siis ma mõtlesin, et suva. No ma Ikeas mõtlesin, et ma üldse seda vlogi ei tee. Aga siis ma mõtlesin, et mul nii meeldib vlogida, ehk siis ma olin, et okei, whatever. Ma alustan nüüd seda vlogi, tähendab ma alustan. Ma ei tea, kas see tuleb nädala vlog, kas see tuleb mingite päevade vlog, aga ma arvan, et tuleb tore nädal. Et jah, mul on siin minu boba. Võtsin huuliganist selle pruunisuhkrutiigri. Ma ei oska rääkida praegu. Pruunisuhkrutiigri. Ta on suht vesine, aga ta on nagu okei. Et fine. Mis me veel räägime? Täna on olnud väga selline huvitav päev. Et meil tegelikult neljapäeval on mul minek täispiimaga. Mis on tantsugrupp Juffi tantsugala siis festivalile. Ja sellega seoses oli natukene info osas üllatusi, mis ei olnud eriti meeldivad, aga nad said lahendatud. Nii et sellepärast on olnud nagu emotsioonide rohke päev ka, et ma olen suht nagu tegelenud ka sellega. Et see on, ma arvan, jah, selline. Aga ma tahan teiega võimalikult ausalt kõiki asju jagada. Ma näitan teile uusi küüsi ka meile sain. Emme tegi mulle. Otsustasime minna lühikeseks. Tundus vahelduseks tore mõte. Aga nüüd hakkame Tartu poole sõitma, käime enne tankimas ära ja siis stardime. Me jõudsin nüüd koju ja mul oli pakiautomaadis 2 L'Oreali pakki, nii et avame neid koos. Siin peaks ühes olema need juuksehooldustooted, kui ma ei eksi, aga ma ei tea, miks nad 2 tükki saatsid mulle. Nii et teine pakk on mulle üllatuseks. Aga avame selle, kus ma arvan, et on juuksetooted, sest et on raske. Tundub vähemalt, et siin võiks olla need. Yeah! See on siis L'Oreali LCV, kes mu Pariisi vlog on näinud, need teavad neid tooteid. Be Hair Day, see on siis juuksesprei, volüümisprei täpsemalt öeldes kollageeniga. Siis see on üldse kollageeni sari, kollagen lifter, see peaks siis hästi nagu nii-öelda kohevaks ja selliseks volüümikaks juuksed tegema, mis ma arvan, et minu juuste probleem on ka, kuna mul on hästi raske juus, siis mul tihtipeale on juuksed nagu hästi pead ligi ja sellised ludjud, aga just selle sarjaga pestes ja nii-öelda kasutades sulle see rikastab juukseid kollageeniga, siis sul tunduvad nad tõstetumad, volüümikad, säravad, nii et jah, põnevad siin on. Ossa raks! What? Oota, mu isa tuli. Nii tore, mul emme tõi makaronisalatit ja siis teeb mulle Coca-Cola siiralt ka. Nii on. Meil jäi pooleli L'Oreali asjade vaatamine ja ma ei ootanud sellist kingitust. Väga-väga põnev. Siin on siis kas need on ripsnushid või? Ma kohe üritan selgusele jõuda, mis asjad need on. No seda ma tean, see on kindlalt ripsnush. Panorama. Ma hetkel kasutan extensionisti, mis on siis, millest ma rääkisin seal Pariisi vlogis ka, aga panoraamat ma olen ka kasutanud ja nad mõlemad on väga head. Need pigem on nagu selles asi, et see teeb silma hästi selliseks, hästi suureks. Aga see extensionist teeb ripsnud pikaks ja ta teeb kaardunud. Et sa ise nagu tead, millist sa eelistad, aga nad mõlemad on väga head. Nii, siis see, mis asi see on? Aga see on ka, aga see on Night Black, mis see siis on? See on lihtsalt noor black. Okei, see on vist mingi hästi tume must. See kõlab nii veidralt. See on pruun. Ja,
ja see on siis veits selline punakas pruun. Bordeaux Kashmir. Nii äge, mulle täiega meeldib suvel kanda värvilisi ripsnudusse. Ma taastan mul on ainult sinine nagu värviline ripsnuduss. Ta ei pruun oli ka kunagi. Ja mulle tegelikult täiega meeldis, et just nendel päevadel, kus näiteks ma ei taha, et mul oleks mingi make, siis ma vahepeal panen pruuni ripsnukad, aga nii fun. I love them. Ja mis need on? Nii, et ma üritan aru saada korraks nüüd. Ma sain eyelineri ja ma ei ole isegi näinud, et L'Orealil oleks selline eyeliner. Nagu äge. Mis on see lahti? See on selle hea otsaga ka. Nice. I like it. See on väga vahva. Kas need on ka siis eyelinerid? Ongi, see on punane, see on pruun. Cool. Ja siis ma saan neid ripsmäkkaga ju kanda. On samas toonis, mis need ripsmäkkad. Ja siis meil on siin, kas on silmapliiats või? Ma arvan küll. Tundub vähemalt. Selline pruun. See ei ole ju kulmupliiats. See on ikka silmapliiats. Ma üritan korraks aru. Anja eyeliner ja must. Väga armas. Nii tore. Ja ma isegi ei teadnud, et nagu panoraamal erinevaid värve on. Kas te teadsite või? Mina ei teadnud igatahes. Nii et so cool. Ja üks päeval ja ma olen ikka oma tudjukleetis. Aga ma magasin täna reaalselt mingi kella 10-ni. Ja ma tunnen, et ma olen ikka veits väsinud, aga no, see läks. Ja nüüd on kell juba 1. Nii et ma olen vahepeal siin koristanud, söönud, mitte midagi teinud. Siis ma mõtlesin, ma näitan teile praegu, kuna ma siin koristan, panen neid uusi asju ka ära, mis ma eile ostsin, siis mõtlesin, ma näitan teile IKEA hauli, mis ma ostsin. Okei, ma ei jõua seda. Üks asi on veel autos ja see on see lamp tähendab, aga selle, mis ma ei tea, õhtul toon autost ära ja näitan teile. Praegu näitan siis lihtsalt, mis ma IKEA-st võtsin. Esiteks sellised pudelikesed, pisikesed, ma saaks oma tervises shotte sinna sisse teha ja ma ei tea, mõtlen veel mingid smoothisid või asju. Tundusid nii toredad, et nad olid mingi 3,99 ka, nii et ma ei saanud neid ju sinna jätta. Siis ma võtsin ühe sellise vaasi. Mul on kõik nagu täiega suured vaasid või no üks selline pisem on, aga kõik on nagu hästi suured vaasid. Ma mõtlesin, ma võtaks sellise nagu veits kitsama ja väiksema ka, et kui ma tahan võib-olla lihtsalt mingid tulpe või asju, siis ma saan sinna sisse need panna. Siis natukene riidepuid oli vaja lihtsalt. Ma tegelikult muidu kasutan sametisi musti, mis on Jyskist, aga kuna ma ei käinud eile Jyskis, siis ma võtsin sealt IKEA-st. Tualetti, vanni või vetsupoti hari. Ta tundus selline hästi minimalistlik ja lihtne, siis mulle meeldis see nii, et otsustasin ta võtta. Ma ei taha, et see eriti mingi silma torkaks. Ma arvan, et see on üks lemmikuid leida mul eile. Selline kandiline kuldne alus. Mul praegu on siin suure toa laua peal üks marble. Ta on päris pikka aega olnud ja ma olen teda tahtnud nagu välja vahetada, aga ma pole leidnud õiget nagu seda alust oma diivani laua peale, sest mu see diivanilaud on nagu hästi sellist ühte tumepruun tooni ja ta ei lähe väga paljude asjadega. Ma ei saa ju heledat puitu võtta mingi aluseks, sest et nad ei matchi lihtsalt ja ta igasuguse kiviga ka ei ole päris nagu kena. Ja siis ma tahtsin kogu aeg nagu mingit kuldset alust ja ma ei tahtnud nagu ümarat. Ja nüüd ma sain selle. See oli ainult 9 eurot ka ja ma olen täiega õnnelik. Et ta on selline lihtne, aga samas ta sobib selle lauaga väga hästi. Siis vannituppa seebidosaator, sellepärast, et mul praegu mingi Pepco oma, et ta on lihtsalt nagu veits värvist ära läinud ja ta ei ole eriti ilus enam. Ja siis ta tundus selline nunnu. Ja kuna meil on kodus kuldseid detaile välja arvatud köök, siis ta tundus sobivat ka. Ja siia kõrvale siis hambaharjahoidja, mis sest mul tegelikult ei ole seda vaja, aga Silveril on tavaline hambari, nii et siis ma nagu võtsin talle. No ma saan oma elektriliselt ka siin sees hoiustada. Nunnu tuua. Siis lambi jaoks
pirnid. Väga keeruline oli valida õiget pirne, seal oli küll soovitus, aga seal oli seda E30 või 27 oli mingi 10 erinevat mudelit, siis ma olin lihtsalt lõpus mingi okei, ma lihtsalt võtan midagi. Siis järgmiseks ma võtsin selle vannitoa sahtlisse, see on nagu see mingi korrastus alus või? Igatahes sorteerimiseks nagu. Mul praegu on kõik asjad seal niimoodi ligadi-lugadi laiali. Ma olen küll nagu korrastanud ja üritanud panna mingit süsteemi sinna, aga need asjad ikka nagu, ma ei tea, seda ust lahti kinni lükates pidevalt need asjad liiguvad seal ja mulle ei meeldi see, et ma võtsin, et ma saaks ära sorteerida lõpuks selle vannitoa sahtli ja äkki on seal lõpuks ruumi ka siis. Need on ka üliägedad. Ma võtsin sellised kuldsed küünlajalad. Mul praegu on ikka veel need kollased munadepüha teemalised küünlajalad ja mul on vaja nad välja vahetada. Ja nii tore, et nad on erinevate nii-öelda kõrgustega ka. Näeb hea välja. Ja ta ei olnud ka mingi, igasest ei olegi väga kallid asju, aga nagu ta oli ka jumala mõistliku hinnaga. Siis, mis see on? Need on ka vannitoa sahtlitesse mingi 3 komplekt sorteerijaid. Ma saan nagu külje peale need asjad panna ka veel. Ja siis ma ostsin neid sorteerimiskonteinereid või millega ma saan nagu hoiustamiskonteinereid, mida ma saan külmkappi panna. Manniõnelik. Ja nad on nagu perfektsed. Nad on perfektsed manniõnelik. Ja. Ma ei teadnud küll varem, et seal IKEAs on mingi selline nagu mingi soodusala või põhimõtteliselt seal on mingid tooted, mis on nagu sinna viidud. Ja siis ma leidsin, ma tegelikult vaatasin seda sama asja juba poes nagu nii-öelda sellel alal, aga seal oli 2 varianti näidisena, oli üks pisem ja siis oli nagu suur ja seal all oli nagu kõik need pisikesed olid otsas, ainult suured olid alles. Ja siis ma leidsin sealt soodustuste alalt selle pisikese ja see oli reaalselt nagu, okei, ta oli mingi 2 eurot soodsam, aga ma ei tea nagu, mis tal viga on. Aga ta vist on saari näidis, siis ma eeldan. Ma ei kujuta, et siis ma vaatasin seda ja nagu ma ei näinud ka, et tal oleks midagi jubedat viga olnud. Et ma siis võtsin ta ja ta sobib ideaalselt, nagu ma näitan teile. Siia peale, et mul on siin küünlad ja asjad ja siis mul on see ka, et ta annab mingit kõrgust ja veidike juurde sellele kõigele. Ja siis mul on see lamp IKEAst ka veel, aga see on autos, nii et ma seda ei saa teile praegu näita. Aga ma nüüd koristan edasi. Ma näitan teile ikkagi H&M kotikese ka ära. Ja ma käisin Saaras ka tegelikult teile. Ma näitan teile siis kõike, mis ma ostsin. Ma saan ilusti need asjad kõik ära panna ka. Nii. Siis ma ostsin, mis ei tea, mingi pärlepood on see vist Ülemistes. Ja siis seal müüakse nagu müüdi eraldi, mis ma ei ole varem nagu näinud, et müüakse nagu neid markereid eraldi, aga seal oli niimoodi, et üks oli vist 50 senti tükk. Üli okei minu mõelest. Ja siis ma võtsin mingid selliseid värve, sest et minu selles värvimiskomplektis neid toone ei olnud. Nii et perfect! Siis ma käisin Apollos ka ja ostsin uue raamatu. Mul on tegelikult paar raamatut, mida ma pean veel lõpetama, aga lihtsalt ma olen sellel raamatul päris pikalt silma peal hoidnud, sest et kes on näinud see Tell Me Softly, see seriaal tuli välja ja see on siis esimene osa, see Tell Me Softly ja see on teine nüüd ja 3. peaks mais tulema. Ja ma mõtlesin, et kas ma nagu ootan selle 3. ära ja siis ma alustan selle seeria lugemisega või ma ikkagi teen praegu algust ja eile see sai minust võitu. Nii, siis Saarast ostsin mingi, ma ei tea küll, mis puhuks see on, aga see reaalselt istus mul nii hästi ja ta oli nagu nii kena mu seljas, selline litritega seelik. Ja siis ja nagu ma neid kinni nägin, mul on tegelikult nagu, ma olen Instas päris palju neid näinud juba, aga kui ma nägin neid päris elus, siis ma olen lihtsalt mingi, oh my god, mul on vaja neid. Ja need on täpselt nii lihtsalt klassikalised, et noh, see on siis Saarast praegu. H&M-ist ma ostsin 4 need lauakatted, sest et kui ma H&M-ist nägin neid taldrikuid, siis ma olin lihtsalt mingi, oh my god, mul on nii vaja, need on nagu täiega suvi ja kuidagi
olid nii minulikud, et ma ei saanud neid poodi jätta. Ja kuna mu praegused laualinad olid lihtsalt täiesti tavalised sellised valged, siis nad ei läinud kokku selle taldriku komboga. Ma näitan teile siis niimoodi. Nagu vaadake, kui fun. I love them. Need olid 4,99 ka H&M-is, et minu meelest väga hea leid. Ma olen õnnelik. Et jah, selline mu haun oligi. Me oleme nüüd jõudnud autosse. Ma praegu nägin, et selle valguse käes mu make nii glowy. I love it. Ma panin ühte seda L'Oreali mis Glass Skin seerumit ka alla, siis mu nahk peaks olema nagu veel läbi kuumavam sellisem. Ongi glowy, on ju. Aga tegelikult praegu lähme nüüd sinna mingi House of Martensi müügile. Kella 6-ni see kestab. Kui on mingid suurus õige seal olemas, siis emme tahab mingeid vanse. Ja siis me lähme Pilatesega riitusele ja siis trenni. Juhu! Nii et ma mõtlesin, ma võtan teid kaasa. Nii, me oleme nüüd Pilatese kohta kohale jõudnud, aga mõtlesin, ma näitan teile, mis ma ostsin House of Martensi sellelt asjalt. Need on tegelikult emmel, aga see on pigem meile nagu koha peale, sest ma laenan ka neid vahepealt. Sellised platvorm vansid. Mul on tegelikult samasugused mustad ka, aga see on selline kevadisem, natuke teistsugusem värvigamma kombo. Ja minu meelest väga numpsid ja need olid ainult 50 €. I think it's a great deal. Nii et jah, aga lähme nüüd Pilatesesse. Poole eriti uus. Kust? Tänan õhtu lõpeb hästi, sest et tulen koju, tahan hakata parkima ja vaatan, et keegi on minu kohale parkinud. Nii et ma panen talle kirja lihtsalt sinna vahele. Aga nagu hallo, mis teil viga on ju? Nagu meil on põld seal kõrvas, saad põllu peale lihtsalt parkida, vabu parkimiskoht ja siis tuleb paned lihtsalt minu kohale nagu. What the frick is going on? Ma olen nii jättes nagu. Tahtsin teile näidata oma sahtlikest, mis ma ära korrastasin. Ma olen lihtsalt nii õnnelik selle üle. Ja sellest ma tahtsin teile näidata ka, sest mul unustasin ära ju, et ma siin tegelesin selle asjaga ka hommikul. Ma olen nüüd voodis. Vaatasin voodipesuga ära. Ma siin tunnen, et ma oma vlogides olen ainult nagu mingi põdurakke. Et küll mul on mingi väike tõbi küljes ja nüüd see vlog, mul on reaalselt praegu nagu mega valus selg. Ma ei saa normaalselt istuda isegi. Ma panin mingi kampsiku selga, siis paps ütles, et pane midagi sooja, et selg oleks sooja, siis ta pani mulle teibid ka. Aga no nii valus on ja ma arvan, ma tõmbasin nagu trennis selja ära. Oota, ma pean nüüd... Kõige hullem on see, et nagu mul on homme 2 trenni ja meil on oh my god, see liikumine on nagu, ma ei taha liikuda, sest mul on valus. Aga mul meil neljapäevast kuni pühapäevani ongi siis see Jõhvi tantsufestival, eks meil on nagu päevad läbi on proovid ja asjad. Ma ei kujuta ette, kuidas ma peaks hakkama saama, kui mu selg nii hullult valutab. Nii et ma ei tea, ma lihtsalt oodan, et see on mingi tänasest koormusest lihtsalt ja et tegelikult on fine homme. Ma väga loodan või vähemalt natuke nägi parem. Aga ma praegu nüüd lähengi magama, sest mul ei ole täna midagi muud teha ja ma liikuda ka ei saa. Ma muidu tahtsin kapi veel korrastada ja veits koristada, ma sain teada, et Silju tuleb homme koju, aga sinna paika see jäi siis, nii et head tööd.
tere hommikust. Ma olen nii kuidagi appi, miks ma selline välja näen. Igatahes sain praegu oma Banai pannukad ära ja kirjutasin praegu treenerile ka. Ma otsustasin, et me ikkagi täna body balance'isse ei lähe ja mis ka ei lähe. Sest et mul tõesti nagu ma ei saa normaalselt seista, mul nagu öösel oli see, et auto olukord lahenes niimoodi, et kell 2 öösel helistas mulle mingi tüdruk ja ütles, et tema parkis mu auto kinni. Nii et ma läksin siis seda ära ajama ja kell 2 öösel mu selg nagu rämedalt valutas ja terve öö ka nagu niimoodi, et ma tahtsin öösel pöörata, ma olen toast see inimene, kes nagu öösiti ikkagi nagu veits liigub ja pöörleb. Ja iga kord märkasin üles, kui ma tahtsin pöörata, siis mul oli lihtsalt nii valus. ja ma kirjutasin praegu oma täispiimatreenerile Linnale ka, et ma ei saa täna trennis kaasa teha, sest mul nagu nii valus. Ma lihtsalt praegu söingi, võtsin valuvaigisti sisse, ma loodan, et valuvaigisti mõjub. Või teeb vähemalt natukenegi talutavamaks selle olukorra. Ja no ma tahtsin koristada, aga no kui ma ei saa normaalselt liikudagi, siis ma ei tea, mis koristamisest ma räägin. Ja mul oli plaan tegelikult ka minna Kardesti, sest et ma lähen ju nagu siin homme ära. Ja ma arvatavasti pean homme minema Kardestisse filmima lihtsalt enne väljasõitu. Aga see on nii nõme olukord praegu, mis on tekkinud, sest et ma olen täpselt inimene, et mul on vaja liikuda ja teha nagu asju, mul on vaja toimetada. Ja kui mu tervis ei võimalda seda, siis see on nagu veits keeruline. Aga ma ei tea. Ma nüüd natuke tegelen tööasjadega ja siis vaatab, mis edasi saab. Ma vahepeal Silverile ka järgi minema sinna Võrru ja siis mul on vaja, et ma paneksin mingit keeli. Kuulge, see valuvaigisti vist natuke mõjus. Mul natuke parem vähemalt. Ja isa tõi eile mingit sellist keeli, aga mul on vaja, et keegi aitaks mu selle peale panna, sest ma ei saa ise nagu määrida seda. Aga väike update teile siia tänast hommikusse. Sain nüüd mõned töösed tehtud. Võtame need silmapõdjad ära, mõtlesin, et äkki teeb näo värskemaks veits või silmaalused. Glowy. Ma hakkan kohe Silverile Võrru järgi minema, aga ma tahtsin teile näidata. Ma sain esiteks mõni päev tagasi bändi sellise karbikese. Siin sees olid igasugused bändikommid. No ikka kõiki maitseid lihtsalt. Ja ma tegelikult bändikommidest teadsin juba varem. Ma olen neid varem söönud, sellepärast, et ma kunagi olin bändi ambassador ka, kui ta vahepeal siin Eestis nagu tegutses. Aga nad mõneks ajaks kadusid jälle Eestist ära ja nüüd tulid nagu läbi GGR-i uuesti. Ja ma vastasin, et neil on tulnud uued mingid, ma ei tea, kui uued nad on, nagu minu jaoks on need uued vähemalt, wine comesid ja ma üks päev proovisin neid ja need on nagu nii head. Need kõikidest maitstest, need on mu lemmikud. Nad on reaalselt nagu lihtsalt mingid Haribo kummikommid, aga pluss on lihtsalt see, et sul on 1 gramm suhkrut paki kohta. Nii et sa võid põhimõtteliselt kõik kohe ära süüa. Nii et, ma tahtsin teiega head asja jagada, et kui te poes näete, siis ma täiega soovitan proovida. Ja nad on nii head, võtavad niimoodi magusisu ära ja love them, nii et ma võtan need praegu ühed kaasa. On oma Pipercella siin autos, kui muidu ei saanud minna Coachellale, siis Coachella toob koju kätte või autos. Meie lõunasöök, ma tegin paataid. Näeb täitsa ok välja. Sillu tõi mind nüüd trenni ära. Ma kaasa ei tea, aga ma tulin istuma ja koha täiteks. Ma tunnen ennast nii halvasti, et ma kaasa ei saa teha. Ma tunnen nii nagu kasutuna, abituna ennast. Aga vähemalt ma tulin kohale. Sillu organiseeris meil külmkappi ära. Joogid ja jooke on rohkem kui toita, aga that's fine. Aga ilus. Ma siin praegu teen endale pelmeene. Endale tegin lõunasööd toidu soojaks. Ja ma sain selle lambiga kokku või Silver sai selle lambi kokku. Väga nonju, ma olen nii rahul. Tšau! Tšau! Johnny, nii roosa ja
mina ja ehtad siin. Just filmisin mõned videod Good Time'ile ära. Nii-öelda kõrvarõngas. Kus on kõrvarõngas? Siin. Just lõpetasin mõne video filmimise Good Time'ile. Kes ei tea, siis ma teen neile TikTok'e. Ja siis ma tihtipeale laenutangi Good Time'ist mõned ehted, et ma saaksin nagu erinevates lokatsioonides neid asju filmida ja teha. Aga siis meil siin... Aga see on täielik selline süsteem, et sa pead alati kõik asjad õigete nende hindade asjadega tagasi panema pärast. Nii, kus meil see nüüd on? Kõrvakad. Tada! Nii ilusad kõrvakad mulle täiega meeldivad. Ja, ma nüüd tegutsen sellega, siis ma pean panema enda varsti kohvri kokku ja siis ma pean jõudma veel käia Kardestis ja Good Time'is ja siis jõudma veel ka bussi peale. Nii et tuleb busy hommik. Silver ka nüüd ärkas üles. Nii, jah. Ma olen nüüd Kardestis, ma kiirelt teen mingid pildid ja asjad ära. Sest et ma peaks poole tunni pärast juba olema bussi peal Alekokis teises linna otsas. Aga jah, ma praegu olen siin. Mis on nüüd? Aiamööbli osakonnas. Taimed sain pildistatud, ma teen siin ka mõned storid ja seda ärgid ära ja siis pean jooksma. Ja see on busy day täna. Jookseme nüüd autosse. Ma ei tea, kui Silver ennast parkis. Siin hea, ees ka, aga igatahes kõik sai tehtud. Ma saan 4 päeva loodetavasti neid stories panna ilusti ja piisab sellest mahust, mis ma tegin. Me oleme kohal jupis. Oh yeah. Ciao. Siin on meie pingid ilusti, kenasti. Üle kõskedele. Ja see just libis. 2, 3, 4. On a time out. Oh yeah. Siin proov käib. Natukene ruumi. Yeah! Just us! You feet experience. Nüüd me lähme Bolliga enda Airbnb-sse, ma sain proovida praegu. See Rauno, mis ta ütles? New York. Ei, mis ta ütles nagu? Ta ütles, et lõike, mis Jõhvil teil anda on. Period. Me saime võtme. Tuleb lahti ka või? No võiks ju. Tule hetk. Juhu! Yes! Peame nüüd kompima mingi 4. või 3. korrusele. Juhu! No väga normne. Home sweet home. Täitsa nagu korralik näeb välja praegu. Kindlasti kordades proovile. Päriselt. Nii saame jalanutsi ära panna. See on siin magamistuba väga viisakas. Meil on kapmelised vaip. Kui minna. Mõnus. See viigla on väga. Väga norm ju. Väga cute. Juhu. Meie toit saabus. Hurraa. Meil ei ole saabunud veel. Aga sa ei saa sisse? Juba rahu ei saab. Võt. Kolmekesi. Süü. Olen laivis. Ta ei saanud midagi ära. Ta ei saanud midagi. Juhu, toit. Ta nagu oli nii confused, mis me siis tellisime. Oh, meie naani. Sa võtsid ka naani või naani? Ei võtnud, ma võtan teie juurest. Nii. Soos. So yum. Ma võtsin kahvli ja need kaks juures. Sinu praad. Minu praad. Njamma.
meil on praegu speedrun. Kell on 25 ja 30 läheb, no hakkab seterdus, nii me praegu jooksma. Aga we made it. Väga just väike, mõnus. What's in my bag? Väike kodulõstu tuupia. Nice. Nädis. Spunk. Kas teil on siukest kujukest, mis on Polon teil. mis on nagu kroksi sees orav? Jaa, teil on täpselt see on. See. Võta vaba. Kuule, rull. Seda meil kõigil vaja ju. Rühma peal üks, mis see on? Mõtle squishy. Squishmallows. Täiega saaks nagu surprise, ma viskan seal just seda nagu mis siin teha. Child made in China. What? See koop on väga huvitav. Youth Experience Day 2. Oh yeah! Lähme praegu Šoti tantsijate töölõppa. Nii et gonna be fun. No speak nothing. Ja. No speak nothing. Täna ei mängi välja. Täna ei mängi välja lihtsalt. Workshopil, aga siin ei ole mitte kedagi. Kuidas sa ei näe? Kõik tantsivad. Kõik tantsivad praegu siin. Pärast mul on mingi ainsad lollid, kes tulid kohale. Mis speak nothing? Pärast ära minema. No jah, tere, me ootame siis. Mis emotsioonid on, Nuri? Tegelikult on päris huvitav. Nagu seda siin korral. Te elavad meiest. Jaa, tegi uut nagu. Selge natuke oletab. Me pidime siin workshopil Teeme duot nüüd. Iga järgnev võistlus. võistlus. Kava tehti, nüüd pidime nagu muutma seda, et meil oleks mingid paarisosad ja asjad. We're gonna show you. Teiste lihtsalt. Teemegi niipidi. Ei, kokku ei näevad meie lõpusid. Näete meie tagu otsa pigem. Ei oska teist mitte. No pole hull. Meil on Šoti tantsume. Oh my god. Nii äge. Oh my god. Me lähme nüüd lõunassöögile. Me lähme saime vett ja leiba. Ja ma olen tegelikult okei nagu nii. Asi ei ole nii hull. Kuidas teile meeldis workshop? Väga tore skotitants oli. Nad olid nii orjad. See lõpus, mis nad tegid. See oli nii äge. Ja mulle ka nagu täiega meeldis, see oli nii chill workshop nagu. Ja, ta tekitas kohe sellise mõnusa energiaga. Peame sööma? Ma ei tea. Mõnusa energia tekitas selle, et sa julgesid nagu ennast avada ja ennast tantsida, mitte ei olnud nagu see, et... Õhkand on väga vaba. Aga õhku ei olnud. Õhku ei olnud. Mõnja ja ruumiga polnud, aga muidu oli äge. Et jah, lähme nüüd sööma. Selline mõnus toidulõhn. Tunnete, kartulipudel raudselt. Ja sardelli. Tipa-tipa. On tantsijate lõunasöök. Ja leiba. Ei, leiba ka elama. On a diet. Diedi. Sa saad hakkama ette. Anna käid üks samm korraga. Tal on praegu kõhuviirus koos jalataudade ja valuga. Kõik on katki. No speak today. Me oleme jälle proovis. Nad ei ole okeid mul siin nagu. tere hommikust. Day 3. Laupäev.
lähme trenni. Juhu! Elina tahtis meil trenni teha õues, aga vihma õues sajab, nii et kas me lihtsalt piiname õues vihma käes või me lähme siseruumist tegema. Aga no nii rõve ilm on ikka. Vähemalt ei saa lund, seda lubas ka. Ja nii mõnus. Päike paistab ja soe ja... Aga no vähemalt ei ole lund. Seda lubas ka minu mõnest või lörtsi vähemalt. Nii et asi seegina. Tehtud proov saime isegi varem ära. Me läheme poodi. 5 õhtul on 2 edendust, mida me läheme vaatama. Uued related, yeah. Ja mina võtan kaalukommi. I'm a sucker for Apollo kaalukommi, nii et võtame. Ma panen nüüd siia. Te näete, mis ma võtan. Väga äge. Me leidsime tutti frutti popcorni. Tahaks nagu proovida, kuidas see maitseb praegu. Ei, ma ei soovi. Otsin kommi juba. Väga huvitav. Kas siin on seda uut Red Bulli ka või? Ei ole. Kurb. Nuks. No kuidas lõhnab? Nagu popcorn või? Midagi. Nagu popcorn karamelliga. Ei lõhnab hakkam. Päriselt või? Lõhnab nagu... Mingi asjart. What? On jah? No cappuccino veits. On nagu. Ise võtta. Nii, sain. Selline näeb ta välja. Cheers! Tule hetk, kuidas maitseb. On jaa. Popcornist pole aimu. Need on nagu need poes müüakse neid karamelliseeritud popcorne. Minu jaoks on ta nagu maitseb niimoodi. Veits. Aga kohv pani ka juurde. Aga kohvi maitset on ka nagu tunda, aga minu meelest nagu... Nagu šohku vaatasin nagu... Kokku või? Ta ei ole mu lemmik kindlasti. Ta ei ole halb. Aga ma arvan, magusatest on mu lemmik. Nagu mis ei ole hapu. Mis ei ole hapu, jah? Jah, nendest on mu lemmik nagu. Ja pakendis ma 6 punkti, nüüd tule nagu fun. Aga jah, ta on nagu selline... Nagu ma ootasin veits teist maitset, aga ta on nagu... Ta on hea. Ta on hea. Ta on paha. Ma hindaks seda 70, mis teie? 7,5. Nii hea kohe, jah? Annaks 6. Okei, no nice. Reiditud nüüd. Ma nüüd hakkan oma lõunasööki sööma. Ma tahtsin teile rääkida sellisest nagu... Minu meelest on Me by Joel Ostrat ja see riisipuder kookoskreemi mangovirsikuga. See on mega hea. Ta on minu meelest kogu aeg poodides otsas. Nagu iga kord, kui ma lähen selle mõttega, et ma tahaks seda poest osta, siis seda ei ole. Ja siin oli viimane. Nii et ma nüüd naudin seda ja ma soovitan teil ka proovida. Jete jäi meil kujututuma, aga me tulime nüüd sellele teisele etendusele. Oleme nüüd korraga kultuursed. Jah. Lähme tänasega reisi tundus huvitav, see oli mingi indiga asi. Lihtsalt näen välja nagu ma alles just põlludest tulnud. No mul ka mingit meiki ega midagi pole. Ma panin oma muud kontsert jalga, sest et mul ei ole nendega kuskil käia. Ja kuna me tulime ikkagi teatisse, siis siin võib panna. Arvasid, et see on vana pilet. Ja käisid eelmise edendusele, et sa arvasid, et see on vana pilet ja siis sa said aru. Mõtlen, et on mingi õigus. Ikka juhtub. Natuke kogu logo läks. Ma sain just teada, et siin etendusel vist loobitakse sinist tuhka. Sinist tuhka, kõik saame tuhka. Sina saad tuhka. Ma olen nii tark. Ja ma ei lugenud seda kirjeldust enne, nii et ma ei tea seda. Aga ma olen põnevil. See tundub päris huvitav nagu. Ma ei ole sellisel etendusel varem käinud, kus publikud printsitakse meil. Meie õhtune activity on paljaste naiste kaartidega mängimine. Me mängime praegu potit. Vitamiin-velli kaartid jumala käedab minu meelest. Ma loodan, et sa ei näinud. Ma panin kogemata vale pildi need kaartid maha. Igatahes nüüd meil Hesburger ka jõuab. Tee uuesti nüüd.
ja 3, 2, 1 ja. Läks. Juhu, meie juustuburgerid. Juustuburger, halleluuja. Juustuburger. Need on kõik samad või? Me võtsime kõik samad või sa ütlesid midagi erinevat? Mul on tortilla ja juustuburgerid. Sa oled mingi vegan või? Ja tänasest. Aga Imi pani story, et sünned kitseni. Ja nad pakkusid hirväljas. Minul on... Miks nad joogi veits ümber on? Not do not recommend. Neid totsi pole või? Oh my god, see kott on täiesti läbi märega. Ma viskan, kui nii juhtub. Kellegi kott. Kellegi. Siin sees või? Ma kundan, et see küünst hakkab ka. See on nagu Coca-Cola. See on mingi grillmaitseaine. Ja ma tellisin grillmaitseaine. Sellest ei ole vist väga palju olla. Vaatasin aknast välja ja ma pidin šokki saama. Kõik on lumine. Oh my god. Teile talvi midagi nagu. See ei ole okei nagu. See ei ole üldse okei. See on väga haige. Ja riidud on ka loomulikult vägagi vastavad ilmaoludele. Oh my god. Me ei saanud ühtegi Bolti siin mõne aja hulga. Nüüd peame hakkama kõik teha. Nõus. Täiesti pekkis, noh. Niimoodi hakkame siis minema ja... Me lähme nüüd proovi. Fitšek. Oh yeah. First impression. Tegelikult üks juhtu siin proovisime neid juba. On hea või? Sama hea kui eelmine kord. Me teeme kvaliteedikontrolli, kus on sama hea kui eelmine kord. Ma ei tea, kas te kuulete, mis laul käib, aga see on meie kaua laul. Me ei saa vist sellest lahti reaalselt. Me just tulime proovist ja nüüd me kuuleme jälle seda laulu. No ikka juba eelmised. See müüja seal poes oli nii armast, hakkas meiega mingi jutustama, küsis, et küsida tuleb, kust te pärit olete ja et see on mingi Jõhvi oi jumal, et Jõhvi tantsijad igalt poolt mingi kaugelt maadelt ja mida kõike veel. Ja siis ta pani mulle lõuna kokku, ma ütlesin pärast ikkagi, varsti oli putru ja siis loomipotmoodiga. Nii et me kompame tagasi siia. Etendus hakkab. Nõuna saas. Mul teine proov läks natukene ussi, aga muidu on norm. Ja ma ei oska äkki teile midagi kommenteerida. Praegu pole üldse võistluse tunnet. Mul on see tunne, et ma olen nagu ala mingi trennis läbi tegema. Mul ei ole nagu üldse mingit pressure't ega pinget pea. Aga võib-olla see ongi hea, siis ei hakka nerveerima ega vabastama nii hullult. Et jah. Me lähme nüüd praegu soojaks tegema. Ja mingi sellise poole tunni pärast me peame ise laual ka olema. Me oleme esimeses vaatuses, siis me oleme kolmandas ka. Kolmandas me lõpetame selle lõpunumbriga. Nii et I'm excited. Läheme sooja tegema. Let's go. Need lõid vastu pead üksteise. Tere, armas kutsu. Kus sa leidsid niimoodi? Omanikuga. No nii, nüüd on tegelikult kõik tann. Ma vahepeal ei jõudnudki filmida. Aga minu meelest väga hästi läks. Nagu hoopis täiesti teine tunne, kui võistlustel platsil olla. Käisin praegu söömas ka ära, siis meil kirjutas, et buss on all, nii et me peame jooksma. Aga pooled inimesed meist olid juba nagu nendes söömisjärjekordades alles. Aga nüüd me lähme võtame oma kohvrit ja siis me jooksen bussi peale, siis lõpuks koju ja Tartusse ja oma poodisse. Oh yeah, koju!
Eimi kirjutas. Best feeling ever lihtsalt koju jõuda. Ma olen nii väsinud. Me käisime Kuldsel karikul ka veel, sest et Robin sai oma kavaga superfinaali. Ja siis, kuna mul vanemad läksid, siis mõtlesin, ma joinin nendega ja siis lähen ka sinna superfinaali vaatama. Nad mingi kohti seal ei saanud, aga ikkagi minu meelest ülitubli tulemus. Nad üldse nagu kõikide nende kavade seast ja selles mõttes, et nad on nagu noorte vanusastmes üldse, et nad jõudsid sinna superfinaalist, seal taast alati nagu mitte täiskasvanu kavad ja niimoodi. Tšau, Roosi! Tšau! Tšau! Vaadake, Sillu tõi mulle lilli ja matšat. Yeah! Up, up. Ja ta ütles mulle, et mul on kõrgõppis mu mangolassit, et ma saaks süüa ilusti. Ja uut sugar free Red Bulli. Oh my god, ma nii tahtsin seda seal Jõhvis ja see silt oli seal poes väljas, aga kõik olid alustatud. Saan proovida, yeah! Nii õnnelik, ta on nii armas. Igatahes, me teeme Red Bulli testist ära ja siis ma arvan, et ma lõpetan selle vlogi ära, sest ma olen nii väsinud. Nii, let's taste it. Peaks olema mingi Sudachi lime, mingi Jaapani või Hiina lime oli midagi sellist. Tšau! Ma olen nagu ainult head kuulnud selle kohta, et mul on väga kõrged ootused, sest kõik väga kiidavad. See on nagu hästi värske ja tsitruseline, kohe nagu tunda seda hästi intensiivselt. See maitseb täpselt nagu see uus Nocco Electrolyte selle sidruni maitseline. Nagu see maitse minu meelest 1:1. What? Nagu ta on hea, mulle meeldib see Electrolyte lemon ka. Aga täiega huvitav. Ta on nagu mingis mõttes siiski magus, mitte selline nagu laimil on minu meelest selline veits isegi kibe maitse juures, kui see on hästi magus. Ta ongi selline värske ja tsitruseline. Really nice. Love it. Ma oleks talle selline 80, 7-80 midagi sellist. Aga me nüüd siinkohal Roosiga lõpetame. Hakkame nüüd sööma ja pesus. Ja läheme magama. Nii et oli tore tega. Issand, ma pean ju võitja välja loosima. Ma kohe loosin võitja välja. Ma igatahes panen selle võitja nimed ja asjad kommentaariumisse. Nii et siis võitja saab mulle Instasse või siis ma ei tea, Gmailile kirjutada. Et siis ma saan võidu temani toimetada. Ja sest ma siin ei saa ju võitjal ise otse kirjutada. Nii et vaadake nüüd kommentaaridesse ja siis palju õnne ja aitäh kõigile, kes osalesid giveaways. Mul oli nii nagu tore seda teha. Ja ma üldse ei arvanud, et nii palju inimesi osaleb selles. Ma mõtlesin, et heal juhul võib-olla mingi 10-15. Aga jah, ta võiks järgmise korrani. Tšau!